euro tuli. Tegemist oli reformierakondliku euroskeptiku Igor Gräziniga, kes käis mööda Riigikogu koridori, näppis kõigile ütles, kui me oleksime tõstnud tuletõrjujate palka poole võrra, me poleks eurot saanud. Kui me oleksime tõstnud politseinike palka, me poleks eurot saanud. Kui me oleksime tõstnud Riigikogu liikmete palka, me poleks eurot saanud. Nii et see oli napikas. Sellest muidugi ei maksa arvata, et Gräzin Reformierakonna liikmena ei oleks tahtnud Eestisse eurot. Tõsi küll, võib-olla natukene teisel põhjusel kui ülejäänud europooldajad. Euro on Titanic ja seal juba orkester mängib seda viimast lugu Jumal sul ligemal. Ja meil oli 2 varianti, kas olma ilma päästevestita mustas vees või olla päästevestiga päästepaadid. No me saime päästepaati. Ega see Titanicut alles ei jätta. Huvitava kokkusattumusena on see, et just kolmapäeval, kui Eestile teatati euro saamisest, jõudsid britid kokkuleppele, et nende uus peaminister on David Cameron. Ja see David teatas, et tema ei taha eurost midagi kuulda. Suurbritannia võib euro ära päästa, sellepärast see uus valitsus, see Cameron ja Craig, see, et nad ütlesid, et nemad mitte mingil juhul euroga mingit tegemist ei tee, tekitab meile reservvaluuta. See on tegavara-valuuta, juhul kui euroga peaks halvasti minema. Kusjuures see väga geniaalne seisukoht sul ja tulebki tunnistada, et näiteks, et viskame Kreeka eurotsoonist välja või ütleme, et Eesti 2 aasta pärast on probleemides, viskame välja. Kuhu siis visad? Rublatsooni või? Vaat siis oleks sul pidu. Euro saamise üle võime ju rõõmustada ja maailmale head välja paista. Aga tegelikult on asjad päris halvad. Välismaa eksperdid soovitasid, et Eesti peab tõsiselt välja mõtlema, kuidas vaesuse levikut peatada. Ja tagatipuks tõsteti see nädal piima hinda. Jälle ma olin ajast ees. Mind on nöögitud nüüd 3 nädalat selle Maire Aunaste saate pärast, et ma ütlesin piimapaki hinna valesti ja ütlesin 10 krooni. Ma olin 3 nädalat ees. Sa teadsid, et see tuleb, aga läinud nädala uudis on kindlasti see, et meid on ju kohe vastu võetamas ka OSCD liikmeks, aga jälle, sinna meid oli ka veel vaja. Jälle tõsise näpuvibutusega, sellepärast, et juhiti tähelepanu, et vaesusega võitlemine Eestis on lähiaegadel väga suur prioriteet selle lihtsalt põhjusel, et vaesus hiilib sisse uksest ja aknast. Riisalu viitas siin näpuviibutusele. Ta mõtleb sellega asjaolu, et Eesti paistab hea välisorganisatsioonidele vaid teatud möönduste, teatud konksudega. Näiteks euro puhul väidab ta, et tegelikult järgmisel aastal me eurokriteeriumidega hakkama ei saaks. Ja et saaks, kardab Riisalu hoopis uusi makse, mis viivad järjest uue ja uue vaesuseni. Nüüd me jõuame välja sinna, et tegelikkuses kinnisvaramaks ikka vaikselt hiilib meie hoovile. Mina olen kuulnud... Aga ta ei saa olla paralleelselt samas kohas mõlemad. Ei, kindlasti mitte. Ma saan aru, et kinnisvaramaks tegelikkuses võib-olla kipub maamaksu isegi likvideerima. Ma olen kuulnud... Naiste saunas kuulsin, et see kinnisvaramaks võiks isegi selline välja näha, et moodustatakse sellised opričnikud organisatsioonid, kes igal kevadel vastavalt turusituatsioonile hindavad sinu kinnisvara ülesse ja siis selle baasilt otsustavad, mitu protsenti sulle maksu nagu laksata või ma olen midagi nagu valesti aru saanud. Ma kirjutasin selles artikli vist 93-94, kus ma rääkisin sellest, et kinnisvaramaks peab igal juhul olema. Ja vastuargument, mis Eesti ajakirjandusest tuli, oli see, et meie kinnisvaraomanikud on kõige vähem maksuvõimelised. Seepärast vaata, tol korral olid enamus kinnisvara kuulus ju üksikutele vanematele daamidele, eks ole, need puumajad Pelgulinnas ja edasi, kes vot. See vot pidavad tähendama seda, et nüüd võiks kinnisvaramaksu sisse viia küll. Aga võib-olla natukene küll ebaõiglaselt, aga siiski. Jääb mulje vähemalt sellest stuudiovestlusest, et kõik võimalik asju tehakse selleks, et mingisugusele organisatsioonile meeldida. Aga miks me peame kõigile meeldima? See jääb isegi Gräzinile ja Riisalule arusaamatuks. Vot see meie jaoks mingisugune maania, tähendab, kui maailmas on veel kuskil ühiskondlik organisatsioon, kuhu me ei kuulu, lähme siis ruttu sinna. Miks te siis astusite sinna? Meie teie, ma ei tea, see OSCD-ga ma ei saagi päris hästi aru. Seda me vaatame juba ilma. Elu jooksul nii mõndagi näinud, aga sellist asja nagu sel teisipäeval kell 13.15 juhtus ja teatavaks tehti, polnud ma varem näinud, et üks valitsuse lubadus saab ka täidetud. Nimelt Ansip lubas, et euro tuleb ja enne Euroopa Komisjon ütleski, et Eesti saab euro, et alates järgmisest aastast hakkame siis oma rahataskuid täitma euromüntidega.
Eesti on saavutanud majanduse püsiva lähenemise kõrge taseme ning on valmis euro kasutusele võtma 1. jaanuaril 2011. Me avaldame Eestile tunnustust pikaajalisele rangele poliitikale kindlaks jäämise eest. Ja nüüd meil on stuudios Kreeka ametiühingute kesknõukogu peasekretär Archimedes Dionysios Odesseos Kreekamaalt otse Ateena linnast. Tervist! Kalispera! Rõõm on teiega kohtuda siin Kanal 2 stuudios. No kuidas võttis Kreeka töörahvas ja ka pensionärid ja teised vähekindlustud elanikkonnagrupid? Kuidas võeti vastu uudis Eesti liitumisest eurotsooniga? Peoga me korraldasime kohe uue korraliku peo üle linnalise, süütasime 3-4 panka, paraku kõik ei ellu. Et sellist päris... Kas ma olen kuulnud sellist asja, et kogenud kreeklane võib panna isegi vihmasilmaga panga ühe tikuga põlema? Ja see on juba poisist saadik, et kui sa muidu elus korda ei saada, siis pane üks pank põlema. Aga miks teile siis see Eesti ühinemine euroga nüüd nii oluline on, et te lausa koha peale tulite? See oli meile väga suureks kergenduseks. Ma ütlen, et see oli väga tore uudis sellepärast, et nüüd hakkab raha tulema juurde. Olen kuulnud seda, et Kreeka saab Eesti käest 14 miljardit sellise summa. Te ei teadnudki sellest või? Nii vähe. Mis mõttes nii vähe? See on Eesti jaoks on see hiigel, sul summa, see on eestlaste... Ei no kreeklastele see on taskuraha. See on 15 palk ainult. Mis mõttes 15 palk? Tähendab, Kreekas me saame iga aasta 15 korda palka. 15 kuu palgad. Aga mitu kuud Kreeka aastas on sel juhul? 10. Me võtsime 2 vähemalt, et saaks palka rohkem. Ilmselt siis see on see hind, mida Eesti peab maksma, eks ole, et meie saame kasutusele euro ja see euro kohe läheb Kreekasse, et siis teiesugused saaksid ringi reisida, pankasid põletada ja nende edasi. No raskel ajal tuleb teineteist toetada, et me oleme siiamaani... Kuidas Kreeka on toetanud Eestit? Oliivid, palun väga, õli, palun väga. Mida te veel tahate? Halva võite Türgis saada. Mis te me ka kõik ei pea andma. Me teeme niigi tööd. Oliivipuud, võtta õli. Teate, kui keeruline õli on saada oliivid. Võtad oliivi, tükk aega teed, et õli tuleb. Vaadake nüüd, kallid televaatajad, see on siis see hind. Konkreetselt see kreeklane esindab siis seda hinda, mida me peame maksma liitumise eest euroga. Ja, tere tulemast eurotsooni!